Tere õhtust või millal iganes sa seda videot vaatad. Räägin sulle natukene enda valimisest. See on teema, mis on minu elus väga aktuaalne olnud aastaid. Kui ma ei olnud veel teadlik, siis ütleme, minu ebateadlikkus oli suurem. Siis oli väga suur mäsu sellega mul, et ma ei valinud ennast. Ja mida see enda valimine üldse tähendab, ongi see, et ma toon nagu näitena sulle, et võib-olla sul on lihtsam aru saada. Et kui sa oled plaaninud iseenda jaoks mingisuguse olemise või tegevuse, mida sa tahtsid teha, ja siis keegi ütleb, et sa pead hoopis midagi muud tegema. See on selline hästi lihtsustatud näide. Ja nüüd on siis sul valida, kas sa valid enda tegevuse või sa siis valid midagi muud. See, mida sul kästi teha. Ja kui sa vaatad sellele situatsioonile peale, et mida sa tegelikult teha tahaksid või kus sa olla tahaksid, ja sa tunned, et sa tahaksid teha seda, mille sina iseenda jaoks oled välja valinud. Aga sa ikkagi lähed teist teed ja teed seda, mida kästi või sulle öeldi, et peab tegema, siis sellega tekib selline hästi, no ütleme nii, et suusad lähevad risti siis sinu enda valikute ja tahtmistega. Ja need on need kohad, mida võib-olla kutsutakse ka peab tegemisteks, sest tihti on seal ka neid, et on mingisugused asjad, mida sina tahaksid teha, aga siis tegelikult on asjad, mida peab tegema. Ja siis sa ka laveerid seal vahel, et mis on see, mis sa tegelikult teha tahaksid. Ja minu elus ongi hästi palju neid olukordi olnud, kus nagu minul endal nagu ei olnudki seda ruumi, et teha neid asju või lihtsalt olla nii, nagu mina tahan, vaid et olidki ainult kohustused, ehk siis peab tegemised. Või siis, mis näiteid ma võin veel tuua? Näiteks laps läks sõbrale külla, aga sõber elas teises linna otsas, et isa lubas külla ja siis, kui oli aeg järgi minna talle, siis öeldi, et hoopis mina pean minema. Ja tihti oli seal vahel ka alkohol, see tähendas seda, et ei olnudki võimalik, et keegi teine läheks, vaid et mina pidin lapsele järgi sõitma, sest et ei saanud ju autorooli istuda. Ja minu sees kasvas nagu nii meeletu vastumeelsus ja trots. Ja ma surusin nagu ikkagi ennast maha, sest et oli vaja ära teha. Ja mis sellega juhtus, oli see, et ma lõhkusin lihtsalt iseennast nii tugevalt. Ja elades kogu aeg selles mustris, et sa teed nii, nagu teised ütlevad, teed nii, nagu teised tahavad, siis sa kaotad ära selle ühendus iseendaga, et lõpuks ei teagi, kes sa oled, mida sa tahad, mis sulle meeldib. Et mina ühel hetkel olin sellises olukorras, see oli küll nüüd juba päris ammu, aga ikkagi. Ja olles saanud siis sellise kogemuse, kus ma hakkasin valima ennast ja ma hakkasin valima seda, mida mina teha tahan ja valima seda, kus mina käia tahan, siis tihtipeale oli niimoodi, et kui oli nagu surve minna kuskile või midagi teha, ma ei teinud seda ja imede ime mitte midagi hullu ei juhtunudki, vaid pigem siis, kuidas ma ütlen, tulid universumi kingitused minu jaoks. Et see ei tähenda, et keegi tuleb sul ukse taha kingipakiga, vaid et see on see koht, kus sa saad hoopis midagi päris ägedat kogeda, võib-olla iseenda jaoks mingit väga positiivset olemist või ja ma ei tea, neid näiteid võib olla seinast seina. Et lihtsalt märka, kui palju sa iseennast tegelikult valid.
kui palju sa elad teiste tahtmiste järgi või kui palju sa teed neid peab tegemisi. Sest kui on juba üle 70% sinu elus peab tegemised, siis sa oled omadega totaalselt pees, ma võin sulle öelda. Sest et järgmine hetk on sul võib-olla läbipõlemised, oled ise totaalselt katki. Et neid peab tegemised pigem võiks olla 30% ja ülejäänud 70% on siis see, mida sina teha tahad ja mida sina teha valid. Et ja vahest on vaja kompromisse teha ja see on okei, aga kui sa kogu aeg teedki kompromisse ja surud ennast maha, siis see on ka selline, kuidas ma ütlen, õrnal jääl käimise koht siis. Vot. Nii et iseenda valimine, iseennast muidugi ei tohi valida nii, et sa sõidad teistest üle. Et see on selline koht, kus ka teistel peab hea olema, kuidas ma ütlen, kui teised tahavad nagu oma ego põhiselt, siis isegi ennast valides, siis sa võid saada sealt tohutu tüli ja mis iganes sõnad aga kui sa päriselt nagu teine ka märkab, et sa lihtsalt iseenda hüvanguks valid seda ja ta näeb, et see on sinu hüvanguks, siis ei tule sealt mitte midagi negatiivset. Ja me oma lähedastega niikuinii oleme super nupuvajutajad, et oleme kogu aeg üksteise jaoks mingisugused päästikud, et ära tervendada mingisuguseid kohti oma elus. Et siis märka lihtsalt neid. Kas on veel vaja selle kohta midagi öelda sulle? Ja öeldakse, et tõsta ennast esimeseks. Ma võin rääkida nagu tänasest hetkest, et ma käisin täna asju ajamas linna peal ja tulin tagasi ja ma tundsin, et ma olen väsinud. Ma võin öelda, et kaubanduses 2 tundi on maksimum või isegi vähem on maksimum, et ma tunnen, et ma tahan kohe nüüd ära sealt. Kaubanduses käimine väsitab meeletult mind, et seal on liiga palju müra minu jaoks. Aga mul oli vaja minna, ma käisin oma emaga, tal oli vaja mingisuguseid asju ja ma tulin tagasi koju ja ma olin väsinud. Ja ma küll korraks viskasin voodisse ennast sellisesse mõnusasse mugavasse asendisse ja ka siis ma tundsin, et mul on nagu kohustus minna süüa tegema. Ja ma tean, et see kohustus on nagu minupoolne tunne lihtsalt. Et meil on mehega selline kokkulepe, et kui ma ikkagi tunnen, et ma ei taha süüa teha, ma ei jaksa süüa teha, siis ma ei pea tegema. Tema saab hakkama. Ja ma läksin isegi kööki. Aga ma sain aru, et seal olid juba toimetused ees, et keegi teine toimetas seal ja ma hetkel siis ei saanud seal mitte midagi teha. Ja ma tegelikult nägin ära selle koha, et ma alateadlikult olin juba ära valinud, et ma ei tee süüa, sest ma kirjutasin juba mehele, et kuule, et teeb äkki hiljem, et mingisugust kiiret ampsu saab ikka, et meil on eilsest toitu järgi veel. Aga see on see koht, kus ma tulin tagasi ülesse voodisse ja ma tundsin ennast palju kergemalt. Ma tundsin äkki, et mul see väsimus on nagu kadunud, et tihti ongi see, et kui sul on neid peab tegemisi, sul on nii palju kohustusi, siis see meel on juba nii ärevil või kuidas ma ütlen, see toimub mingisugune alateadlik kehaline protsess, mis juba võtab sinult energia ära. Et sa võid endal ka seda kohta jälgida, et kui sa tunned, et sul on nii palju asju kogu aeg teha või mingi päev on nagu megalt kohustusi, siis sa tunned lihtsalt, et selle peale mõtleminegi võib
sul ära niita lihtsalt selle energia ja sa tahad ainult kuskile pikali minna. nii et kõik meie ümber ja kõik meie sees on nii vägev ja nii võimas, et kõik töötab tegelikult meie hüvanguks. oluline on meil lihtsalt seda märgata ja alistuda ja teha seda, mida sinu süda näitab. ma ei saa sulle öelda, et teha seda, mida päriselt sina soovid, sest et tihtipeale on seal hästi palju ka ego tasandil kuidas ma ütlen, läbi mõistuse soovituid asju, et kuidas võiks olla, et lähtuda südame järgi. ja mina tulin seda videot tegema, sest et juhatus on kogu aeg videosid teha, aga minu mõistus ütleb, et aga mida ma räägin. nii et see video tegelikult täna ma olin juba 3 korda alustanud seda ja siis tuli nagu tunne, et ikkagi teen ära selle. nii et vali ennast, kui sa nüüd tead täpselt, mida see enda valimine tähendab. aga tšau, oih, paneme kinni selle.